Tere kallid vaatajad, poleks iial uskunud, et me teise episoodini jõuame. Ja tänases episoodis ma näitan, kuidas varastada asju. No nii, liigume edasi. Esiteks, kui sa lähed kellegi eramajja, siis sa pead hästi vaikselt rääkima. Ja siin on meil ees praegu trepp. Trepid on hästi vastikud asjad, kuna need võivad magiseda ja inimesed võivad kuulda, et keegi on majas. Aga mul on selle jaoks lahendus. Tundub vist, et keegi järgnebki ülesse. Nii, liigume edasi. Teiseks näitan ma, kuidas varastada aega. See on hästi lihtne meetod. Lihtsalt võta kella ja aeg on sinu. Nüüd ma näitan teile, kuidas varastada inimeselt tuju. Eriti lihtne on tuju varastada magavalt inimeselt. Ja see käib nii. Seda pole küll ennem juhtunud, tuleb vist teist meetodit kasutada. Ja nii inimene ongi uinutatud. Meetod, mida ma kasutasin, oli lihtsalt tavaline labakäsi ja ma löön selle väikse sõrmega inimest täpselt kaelapiirkonda. Aga järgmiseks näitan ma teile, kuidas varastada inimeselt hinge. Selleks on jällegi kerge, kui sa võtad magav inimese ja ühe kõrre. Ja nii see hing on varastatud. Liigume edasi. Äkki leiame veel midagi, mida on võimalik varastada. Aga jätke meelde, võtate hästi vaikselt liikuma ringi. Ja ongi inimene üleval. Nüüd ma näitan teile, kuidas varastada inimeselt väärikus. Tule käib! Ja nii see inimene on nokki löödud. Tänan vaatamast, et te minu videot vaatasite. Ma loodan, et teile meeldis mu video ja ma teen oma varastatud asjade peale giveaway, milleks peate te kirjutama Twitterisse #MacArtul ja pange sinna oma kõige parem asi, mida te varastanud olete. Jätke meelde, ärge vahele jääge. Varaš me, vatioka tvoja, a tek